Tere tulemast tagasi mu kanalile. Nagu te näete, ma näen praegu väga kahtlane välja. See sellepärast, et ma ärkan 8 tunni pärast, et minna reisile Inglismaale. See on mu viimane glow up etapp, mida te praegu näete. Nimelt ma siis filmisin Inglismaa reisiks erinevaid protseduure glow up seerias. Kord, kui ma reisile lähen, ma pean tegema näohooldused, küüned korda, ripsmed, jara. Seekord ei olnud miskit muutunud. Kõik need protseduurid, mis ma endal teha lasin, on mul tehtud. Ja esimene protseduur, millesse ma teid viin, on näohooldus Skyline ilukliinikus. Nimelt ma tehti siis C-vitamiini hooldust. Nad panid mulle C-vitamiini näo peale vedelal kujul ja mikronõeladega käisid mu näonaha üle. Ja need väiksed nõelad siis teevad naha sisse väiksed siuksed mikroaugukesed, et C-vitamiin saab paremini sinna sisse imbuda. Ja ilma pikema jututa alustame videoga. Jõudnud faas number 2 selles Glow Up for England videos. Nimelt ma lähen esimest korda elus kulme lamineerima. Miski, mida kõik Eesti mimmud on teinud, välja arvatud mina. I feel left out, mul on FOMO. Ma tahan teada, mis see maagia on, mis kõiki neid viib sinna, neid kulme ülespoole viima. Mul ei hoia kulme üleval ükski kulmuseep, ükski kulmukeel. Ainuke asi, mis ma olen leidnud, mis on aidanud, oli TikTok viral hacks videos. Ma proovisin ripsmeliimiga, aga see ka ajapikku lihtsalt vajus tagasi alla. Mul on tätoveeritud kulmud, seega ma tahan näha, kuidas see tätoveeritud kulmude peal välja näeb. Ja no, nad on tõesti väga põikpäised, nii et vaatame, mis maagi siit tuleb. Fingers crossed, et see ka päriselt mõjub. Siin on mu kulmud siis, siin on mu kulmud praegu. Siit on seda tatuud näha ka. Ja ma tahakski näha, et kas jäävad mingid augud, kuigi ma arvan, et ta värvib ka niikuinii, et need ära täita. Aga ja, see on siis enne. Eelmine klipp, mis te nägite, oli siis mina näohoolduses. Oh my god. I loved it. Mu näonahk on nii niisutatud, pole kuivust kuskil. It's amazing, nagu vaadake, kuidas ta on glowy. Catch the lie, baby! We shall see, milline ma siis välja näen. You don't know what you do to me. Between me and you, I feel a chemistry. I won't let no one come and take your place. Cause the love you give, you can't be replaced. So no one else can do like you do. That's why I spend my life with you. I wanna please you in any way I can. I wanna share my world, don't you understand? Nii, kulmud said tehtud, ma liigun nüüd jala kuskilt Nõmmelt Tallinna poole, sest et samme on vaja. Ja takso maksab 10 €, see on mu põhiline põhjus ja mul jäi roheline kaart koju. Aga here they are, ta ütles, et need on praegu veits tumedad, sest seal on mingisugune kulmuvõi peal, et neid niisutada, aga I'm happy. Ma tulin taksoga siia kulmudesse ja ma tulin taksost välja ja mul oli reaalselt tunne,
et ma ketin sinna maja nurka kohe. Mul vahest, kui ma autoga sõidan, mul tuleb mingi car sickness või mis see nimi on. Mul oli reaalselt kui ma ketin kohe, aga sain hakkama ja tegelikult ei olnud hullu midagi. Good morning! Kell on mingi 12:45, nii et nii väga hommik enam ei ole, aga ma lähen ripsmetesse. Ma loodan, et ma nutma ei hakka, see on üks mu suurimaid nagu probleeme ripsmetes käies, et ma ei kannata absoluutselt valgust. Ma ei saa üles vaadata, kui ta mulle neid padjakesi või teipisi alla paneb. Ma hakkan rävedalt nutma. Aga kuna kulmud on tehtud, siis ripsmed lihtsalt paratamatult on osa sellest, mis on puudu, sest muidu see kontrast on liiga suur mu näol. Ja ma käin Bombshell ilusa longis ripsmetes, kui keegi ei tea. Vika teeb mul ripsmeid, Küüsi teeb mul sveta ja küüned on mul ka mingi paari päeva pärast. Aga jah, ripsmed peale enesekindlus tuleb tagasi. I'm gonna be a whole different beach. See oli nii cringe. Do you wanna focus? Tere hommikust! Järjekordne päev ja järjekordne protseduur. Täna ma lähen siis Botoxisse ja ma mõtlesin, ma räägin natuke lähemalt, et kuidas mul see Botoxi teekond üldse algas ja kus maal ma olen ja kas ma olen rahul ja kuhu ma lasknud teha olen ja bla 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 bla. Ma esimest korda lasin endale Botoxit süstida, kui ma olin, ma ei mäleta, kas see oli 25 või ma olin just 24 või ma olin just 25 saanud. Igatahes siuke hiline 24 ma pakuks siis. Hakkasin ma Botoxit tegema. Oli põhiliselt sellepärast, et ma olen väga siuke, ma teen väga palju nägusi, kui ma räägin. Suviti päike, siis mul läksid ka silmad kogu aeg niimoodi ja ühesõnaga mul hakkasid siuksed miimikad siia tekkima ja mulle ei meeldinud see ja ma olin mingi no way. Ja ma olen kuidagi siuke järjepidevalt käinud nüüd tegemas, ütleme iga 5 kuu tagant. Vahel on 4 kuud ainult möödas, vahel on ütleme siuke pool aastat ja veits peale. Suht religioosne tegevus on see, sest et Botox on siis aine, mis suretab su lihase ära. Kui inimesed ütlevad, sa oled Botoxit täis süstinud, tihtipeale nad ütlevad seda, et kellelgi on huuled tehtud, see ei ole Botox. Botox on ainult lihas suretaja. Botoxit saab kasutada peavalude, kaelavalude puhul, kortsude ära hoidmiseks, näo peenemaks tegemiseks, kõigel sellel. Botox ei ole täiteaine, mis lisab suurust. Mu suurim probleem ongi see kurjuse kortsin, sest ma olen kogu aeg nagu mingi where? With who? Ja ma ei taha, et ta nii palju liiguks ja mind jubedalt häirib see üks kortsin. See on nagu pain of my existence, ma tean, first world problems. Ja väga tihti ma kuulen inimesed ütlevad mingi, sa hakkasid nii noorelt tegema umbes, sul ei ole isegi mingit kortse. That's the whole point. Botox on ennetav, sest miimikakorts ongi see, mis tekib sellest, sa kasutad oma nägu hästi palju ja sul on kogu aeg hoiad seda kortsus kuidagi. Ja Botox hoiab selle liigutuse ära, seega sul ei lähe kulmkortsu või otseesine kortsu, seega sul ei saa sinna vagu tekkida. Samas ma ka ei ütle, et igaühel seda vaja on, kui sa saad aru, et sulle meeldivad miimikakortsud, näiteks minule väga meeldivad need miimikakortsud siin. See annab silmadele sära, ta kuidagi, nad on nunnud minu meelest. Ja mina siia ei olegi midagi lasknud endale panna. Ja mina ei lase ka niimoodi endal Botoxit panna, et ma reaalselt ei suuda oma nägu liigutada ja see on kivikõva. Samuti Botox, sa saad seda lisada näiteks siia. Hästi kandiline ja lai nägu ja sa tunned, et sa liiga tihti võib-olla kuidagi töötad üle seda lihast. Sul on kas hamba krigistamise probleemid või lihtsalt see lõualihas siin on nagu tohu ja suur. Sa saad süstida Botoxit nendesse kohtadesse, siin on lihas all, sellesse lihasesse, ta suretab selle lihase ära, see lihas kärbub, läheb väikseks ja su nägu tõmbab siit sisse.
mina seda ka teinud ei ole. Botox ei ole asi, mida sa mõtled üleöö, et ma nüüd lähen teen kogu oma näo ja siis sa oledki siuke nagu umbes, ma ei saa naeratada paar tundi, et mu Botox kikkisin või mis iganes. See ei ole asi, mida nii-öelda hüppad läbi ja teed, et selle jaoks on ikkagi vaja planeerimist ja see on ikkagi aine, mis ei ole su kehale omane ja mürk tegelikult. Nii et ma kindlasti nagu ei ole see, et minge tehke, Botox on parim asi ever. Aga Botox kind of for me on üks mu lemmik asju, mida oma näole teha. Botox ei ole mingi magic, aga õigetes kogustes, õigete inimeste poolt tehtud ja õigetesse kohtadesse on väga bueno. Kell on 13:20 ja ma ütlesin, et ma 14:15 jõuan. Nii et hakkame ennast liigutama siis. Burn for plants tonight. Lost in the afterglow. Oh girl, your love for me keeps calling me, so I'm calling. Ja mul tuli meelde, et ma unustasin ju teile näidata, millised mu ripsmed välja näevad. Peale seda, kui ma eile käisin seal. Here they are. Kui te tahate ka neid, siis te reaalselt lihtsalt minge nagu öelge Bombshellis, et te tahate saada ripsmeid. Ja te saate need, sest ma ei oska täpselt öelda, mida ma tahtsin. Ma tahtsin midagi, ta tegi midagi ja see kukkus väga hästi välja. Nii et siin need on. Mul on palav ja külm at the same time. Vanalinnas on nii palju inimesi. Kõik jõllavad mind mega imelikult. Saage üle. Vlogerid eksisteerivad. Aga ja, ma liigun nüüd raha valuuta mingi vahetuspunkti, sest et ainult 5 päeva on jäänud mu reisini ja mul on pounde vaja, nii et let's go. Tere hommikust, reisini ongi jäänud kõigest paar päeva veel. Ma lähen ülehomme juba Inglismaale ja täna on siis üks viimastest etappidest ees, milleks on küüned. Need on mul väga kaua peal olnud ja nagu näha, see kuju on hakanud nagu väga koledaks minema. Seega ma otsustasin vahetada lisaks disainile seekord ka kuju. Ma teen coffin shape'i ja ma teen roosast Milky White ombre ja võib-olla panen veits sädelust peale. Ma tahan midagi klassikalist, lihtsalt, sest noh, roosa ei lähe kõigega kokku. See on rohkem siuke suvine värv, mida saab mix and matchida ükskõik mis outfitiga praegusel ajal. Not so much. Ja need on jube pikad. Ma tahan kõvasti lühemaid küüsi seekord. Ja mul on appointment kuskil 20-30 minuti pärast. Seega ma peangi juba liikuma hakkama. Kui tüüpiline minust unustada filmida lõppvideole. Ja nüüd on sellest nagu nii kaua möödas, et mul oleks uut glow-upi peale vaja. Aga here we are. Selline oli see video ja ma arvan, et siis söökest nagu full glow-upi te saate näha mu Inglismaa vlogis, sest seal ma olen siis värskelt kõik need protseduurid ära teinud. Ja ma võtan vastu tiitli Worst Vlogger Ever. Aitäh vaatamast, I love you all ja näeme juba mu Inglismaa vlogis, mida ma editima hakkan ja see on 4 tundi materjali. See ya!